Head kaasmaalased, sõbrad Eestist, järjekordne nädal hakkab lõppema Euroopa Parlamendis, uuesti Strasbourgis, kus me olime ka 2 nädalat tagasi oma esimestel istungitel ja jällegi väikene ülevaade, nagu tavaks on saamas. Täna on kolmapäev, homme neljapäev, homme liigun tagasi Eestisse, homme hommikul on ka mõned hääletused, ei mitte midagi väga olulist, kuid loomulikult selle nädala põhisündmus oli siis Euroopa Komisjoni presidendi valimine. Kandidaadiks oli kokku lepitud siis Euroopa Ülemkogul ehk Euroopa Liidu liikmesriikide juhtide kohtumisel Saksamaa praegune kaitseminister Ursula von der Leyen. Oli kõvasti spekulatsioon, et kas ta läheb läbi või ei lähe läbi, kuna kõik poliitilised grupid on temaga olnud rahulolematud. Näiteks roheliste, sotsiaaldemokraatide, vasakpoolsete jaoks pole ta piisavalt kommunistlik, kuna tuleb Saksamaa kristlikest demokraatidest. Meie jaoks ehk parempoolsete jaoks jällegi on tegemist isikuga, kes täna räägib ühte, homme teist vastavalt vajadusele ja pragmatismile. Seega kõik grupid olid temaga rahulolematud. Kuid loomulikult eks ta luges hääled kokku, et kust kui palju midagi on saamas ja vastavalt sellele tuli ka siia kõnet pidama. Tema kõne keskendus põhimõtteliselt föderaliseerimisele. Üks väga oluline punkt oli see, et tema presidendina, kui ta saab selle toetuse parlamendi käest, hakkab toetama ühehäälsusnõude kaotamist, ehk kui siiamaani on vastu võetud Euroopa Liidus otsuseid, kus kõik liikmesriigid peavad saama konsensuse ehk siis leidma kompromissi, mis ongi olnud Euroopa Liidu üks aluseid, siis sellest tuleb loobuda, hakata läbi viima kvalifitseeritud häälte enamust, ehk kui mõnele riigile midagi ei meeldi, mis seal ikka, sõidame üle ja teeme enamuste häälega ära. Teine oluline punkt on muidugi kliimapoliitikas kollektiivne enesetapp aastaks 2050, ehk siis Euroopa Liit peaks olema heitevaba, mis on täielik utoopia ja teostamatu, sest sellega me maailma ei päästa, sest Euroopa Liidu osakaal kogu maailma CO2 heidetest on tegelikult üks väikene pisku ja pole üldse ka tõestatud, et millist mõju see avaldaks kliima soojenemise peatamisele. Küll aga avaldaks see mõju näiteks meie energiasektorile, kus me peaksime loobuma põlevkivist, me peaksime hakkama sõltuma ainult import elektrist, ehk siis me kahjustaksime enda positsioone väga tugevasti. Loomulikult keskendus ta immigratsioonile, ehk siis selleks, et saada hääli vasakpoolsete käest, hakkas ta rõhutama vajadust ühtse immigratsioonipoliitika järele, solidaarsuse järele ja kõike nii edasi. Loomulikult hurjutas ta Poolat ja Ungarit natukene. Seega tegemist oli väga pragmaatse kõnega, et saada oma hääled kokku, selleks talle õnneks kahjuks 9 häälega sai ta tõesti Euroopa Komisjoni järgmiseks presidendiks. Mina pidasin ka väikse kõne, mis on ka leitav minu sotsiaalmeediakanalites kui ka YouTube'is. Soovitan vaata, subtiitrid on all. Kuid jah, ka kahjuks enamus Eesti saadikuid hääletasid tema poolt. Yana Toomi kohta ma ei tea, kuid kindlasti Urmas Paet, Sven Mikser, Marina Kaljurand, Andrus Ansip, kõik hääletasid Ursula von der Leyeni poolt, mis on minu jaoks täiesti arusaamatu, sest ta oli üks-ühele kõikide teiste vasakpoolsete kandidaatidega, kes on vahepeal läbi käinud, kas Franz Timmermans või mõned teised. Seega ma ei mõista, mis alustel teised Eesti saadikud toetavad sellist kandidaati, kes on hävitanud Saksa kaitsevõime, kes keskendus kaitseministrina Saksamaa näiteks sellele, et teha tankid suuremaks, et rasedad naised saaksid tanki minna, mis on täielik idiotism kuubis. Ehk siis tegemist on olnud inimesega, kes on põrunud oma eelmistes ametites ja kes hakkab ellu viima sedasama föderatiivset Euroopa Liidu poliitikat, mis on meile just kahjulik. Seega see oli selle nädala põhisündmus, ülejäänud kohtumistest väga midagi suurt toimunud ei ole. Homme saab tagasi kodumaale ja järgmine on jäänud 2 päeva veel Brüsselis, siis tuleb augustikuu, kus on väikene suvepuhkus. Seega hoidke silm peal, mis toimub Euroopa Liidus, sest see mõjutab meie kõigi elu. Taas kohtumiseni ja jõudu jaksu!